Tere kõigile, mina olen Elo ja Koralliklubi sõltumatu turustaja. Tänases loengus räägin teile uuest tripeptiidsest kollageenist. Tere tulemast kuulama. Ja läksime siis. Ehk et paar aastat tagasi juba kõlakad käisid, et selline asi on tulemas ja väljatöötamisel see oli, nii et kõik naised, kes on huvitatud oma ilu säilitamisest võimalikult kaua, palun väga, siin on teile tripeptiidne kollageen ehk veelgi efektiivsem kui senine roosas tuntud versioon ja hetkel maailmas ainulaadne, nii et olete eelisjärjekorras kõikide teistega võrreldes ja saate siis veelgi suurepärasemal moel oma kortsudest vabaneda, oma juukseid lopsakaks kasvatada, oma küüsi tugevana hoida ja oma ilu siis kauem säilitada. Nii et ilu ja noorsoo maailmas siis on kollageen paratamatult üks selline kõige enam räägitavatest ainetest, sest kehas on ta kõige levinum valk ja paraku mitte siis ainult sidekudades, mis on organite vahel, vaid ennekõike, kuna meie keha ümbritseb kaitseorgan nahk, siis niipea kui nahk oma kollageeni sisaldust kaotama hakkab, siis toimuvad nahakoe deformatsioonid ja hakkame siis muutuma kortsulisemaks, meie nahk lõtvub, hakkab ära vajuma, sest gravitatsioon teeb oma töö ja enam ei suuda siis nahk hoida ka seda vett niivõrd hästi seal rakkudes sees. Seetõttu on kollageen tõesti fundamentaalselt vajalik valk nahastruktuuri siis säilitamiseks, et hoida nahk elaskne ja teie nagu välimus siis selline looduslik ja särav. Vanusega aga nagu ikka, sellest on tänaseks nii palju räägitud, et enamus naisi ikkagi teab, kahjuks kollageeni hulk kehas väheneb. Ja siin on siis ära toodud selline mõningane nagu skaala, et kus on siis näha kuskil peale 25. eluaastat hakkab see hoogsalt põhimõtteliselt langema ja selleks ajaks, kui te olete siis jõudnud 50-ndatesse, sisuliselt poole võrra juba kollageeni tootmine on kadunud, nii et veel poole võimsusega keha midagi suudab alles hoida. Kindlasti väga suurt osa mängib siin ka teie elustiil, teie toitumisharjumused ja kõik muu, mis sinna juurde käib, sest et kollageeni algallikas loomulikult ei ole alati toidulisand, vaid ka see, kuidas me siis muus osas oma keha eest hoolitseme, kui palju on meie kehas vabu radikaale, kui head on meie elustiili harjumused, kas me liigume, kas me toitume tervislikult, tagame oma organismile piisavalt vitamiine ja kas me hingame puhast õhku või vastupidi ja näiteks alustame hommikuid kohviga, iga nädalavahetus on peod, oleme tihtipeale magamata, oleme suitsetajad ja mida iganes, elame kuskil suure liiklusega linnas, hingame saastunud õhku ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult kõik need faktorid samamoodi mõjutavad. Isegi see, kas te olete kunagi teinud näiteks puhastuskuure organismile seespidiselt, kui palju teis elab parasiite, kui palju nemad eritavad jääke, samamoodi siis mõjutab teie välimust ja naha seisukorda. Võib-olla olete kuulnud, et just Hiina meditsiini seisukohalt siis nahk on ennekõike seotud maksaga, nii et naha peal avalduvad siis ka sümptomid, mis viitavad teie maksa seisukorrale. Maksaga on organ, mis tegeleb siis rasvlahustuvate toksiinide väljutamisega. Ehk et mida rohkem näiteks sisaldab suhkrut, erinevas siis versioonis, ütleme süsivesikuid ennekõike, teie menüü, seda hullemasse seisu läheb tasapisi ka maks, kuni ta rasvub ja tekivad seal tsirroosid ja muud probleemid. Nii et kindlasti kõik
Sellised tegurid ka vanandavad meid suhkur, aga igatepidi ka nagu kristalliseerib siis meie vanad rakud niimoodi, et uued rakud ei saa peale sündida ja meie keha loomulik regeneratsiooniprotsess on häiritud. See samamoodi määrab siis ära selle, kuidas me ka naha poolest siis pealt välja paistame. Nii et süsivesikud miinimumi ja palju vett mineraalidega kindlasti ning toetada siis ka toiduga, kuigi tänapäeval loomulikult selle kiire elutempo juures harva on kellelgi aega seda puljongit ise keeta, aga natukene ikka saab teha ja vaatame järgmistel slaididel ka siin, et mida veel annaks siis väikeste nippidena juurde lisada oma elustiili, et toetada siis seda naha enda võimet veel kollageeni toota ja ütleme, see organismi enda võimet ja nahaseisundit siis ka üle 50-selt veel aidata paremini hoida. Et see toidulisand ei oleks teie ainuke siis allikas, mille peale lootma jääda. Küll aga kindlasti on, nagu te näete, kohe-kohe see muutunud veelgi efektiivsemaks. Nii et nagu öeldud, siin vanusega need kollageenikihud lähevad üha paksemaks ja järjest lühemaks ja nende hulk muudkui väheneb ja samamoodi ka see, kuivõrd elastsed nad on. Nii et see tihtipeale mõjutab samamoodi nii juuste kvaliteeti, nii küünte tugevust kui ka siis teie naha seisukorda. Aga kust me siis kollageeni veel saame? Et selleks on päris mitmeid toiduaineid, mida me võime igapäevaselt oma menüüsse lisada rohkem. Nii et toetada ka kuuriväliselt siis seda kollageeni taseme hoidmist oma kehas. Ja näiteks siis igasugused valgurikkad toidud nagu liha, kala, munad ja kaunviljad ehk siis oad, herned. Samamoodi koosneb valk ka erinevatest aminohapetest, aga mitmed aminohapped siis võivad toetada seda kollageenikihdude ülesehitamist. Ja lisaks kindlasti on hea alati rikastada oma dieeti C-vitamiiniga. No nagu maasikad, brookoli, mis on siin toodud, kindlasti ka tsitruselised. Eestis on ju populaarne astelpaju ja kui olete tegemas parasiidivastast kuuri, siis näiteks ka musta pähklileht sisaldab muide 50 korda rohkem C-vitamiini kui tsitruselised, nii et suurepärane allikas. Igasugused kapsalised, mitte ainult brookoli, siis ka lillkapsas, hapendatud kapsas, samamoodi sisaldavad C-vitamiini. Mitmed niisugused hapumad marjad nagu sõstrad näiteks. Nii et super, kui panete suvel marjad sügavkülma ja näiteks lisate neid siis kas smuutile, oma võib-olla pudru peale, moosi asemel, kus teil veel on nagu mõttes, et on võimalik neid ära kasutada, aga et hea on neid sealt niimoodi võtta, sest et sügavkülmas siis säilib ka see C-vitamiin väheke paremini. Ja miks siis valida kollageeniga toidulisandid on loomulikult see, et nad on ülimalt efektiivsed, ehk siis te saate väikesest kogusest pudelis ikkagi väga suure koguse seda kollageeni. Et kui te ka seda, ma ei tea, kanakarkassi näiteks seal 10 tundi potis keedate, sellest suppi teete, eks ju, siis see kogus on midagi muud, mis seal puljongi sees on, kui see, mida suudetakse sedasi kontsentreeritult siia pudelisse panna. Nii et kollageeni olen ka ise tarbinud läbi aegade erinevas formaadis, küll pulbrina, mida tuli näiteks tee sisse lisada, küll on seda välja antud kapslitena ja Coral Club siis nüüd ka uus toode samamoodi siis joodavas versioonis ehk juba vedelal kujul. Aga sedasi nagu doseeritud siis koguseliselt seal pudelis, ta on täpselt välja arvestatud, kui palju on nagu efektiivne veel sellel päeval siis nii-öelda kord päevas võtmiseks, et olen natuke uurinud ja ei leidnud kusagilt küll ühtegi uurimust ega viidet selle kohta, et kui näiteks võtta topeltkoguseid, et see kuidagi tegelikult annaks nagu kiirema efekti organismis, sellepärast et on ikkagi teatud hulk, kui palju meie keha suudab korraga vastu võtta mingit ainet ja seega siis usaldame tootjaid, et nad on välja arvutanud sellise optimaalse koguse, mis kõige paremini meid aitab ja mis on siis sinna ühte pudelisse kokku pandud. Aga tänu sellele on teda hea kaasa võtta ka reisile, pista käekotti, kuhu iganes, et
et väga mugav ja tume pudel siis kindlasti selleks, et kaitsta seda vedelikku seal sees, sest ei taha see päikest saada. Aga ja tänu sellele on siis täpne see kogus seal ja sihipärane mõju ehk siis kui te selle kuuajase kuuri nüüd läbite, siis ta stimuleerib niivõrd ikkagi intensiivselt seda kehas enda seda kollageeni tootmist, et noh, ütleme jällegi varieerub, sest tegureid on väga palju, ühe vitsaga kõiki lüüa ei saa, aga kuskil sihuke pool aastat võiks ta enam-vähem nagu hoida siis seda boost itud kollageeni tootmist siis organismis. Nii, aga nagu ütlesin, kollageen on siis selline laialdaselt tuntud valk üldiselt, teda ikkagi juba teatakse. Nii nagu seda, et Põhjamaadest tuleb võtta D-vitamiini, eks ju, ja et C-vitamiin on meil ikkagi väga kasulik ja iga päev peaks toidust saama, nii et kollageen siis samamoodi ikkagi võrdlemisi populaarne ja teadvustatud juba suures plaanis. Aga et seda siis saada ja et selle olulisus inimesele on ikkagi noh, läbi aegade järjest nagu see teadlikkus on suurenenud ja kollageeni tegelikult on päris mitmeid tüüpe ju. Igal tüübil on erinevad funktsioonid organismis, et nii liigestes, liigesevahelises vedelikus kui ka lihastes, kui ka siis täpselt seal sidekoes, mis on organite vahel ja nahk ja juuksed ja küüned, et erinevat tüüpi kollageen siis mõjub erinevasse kohta organismis. Aga kui me võtame nüüd selle välise ilu poole pealt, siis selleks on just kõige efektiivsem see esimene ja kolmas tüüp. Ja sellepärast ongi ka siin tootes keskendutud ennekõike just sellele esimesele ja kolmandale tüübile kollageenist. Nii et kõike siit päris siis loota ei maksa, aga see, mis on lubatud, sinna ta efektiivselt ikkagi mõjub. Ja taaskord, kuigi üldiselt kasutatakse siis kollageeni saamiseks maailmas nii loomseid kui ka siis merelisi ressursse ehk siis noh, kas mereande, koorikloomi, kalu, kuidas kuskil, siis ikkagi korralklaab on jäänud siis selle merelise kollageeni kasuks selle juurde ning nagu siin on ära toodud, on seda kollageeni võimalik siis erinevate tootjate puhul osta erinevas formaadis, aga meil on ta siis vedeliku kujul, sest on leitud, et nii on ta kõige paremini omastuv ja kõige efektiivsem. Ehk kasutegur lihtsalt, kui te seda toodet nüüd tarbite, on kõige suurem. Ja biosaadavuse siis selle põhiparameeter ongi sellesama siis nii-öelda kollageeni osakese suurus. Mida väiksem on aine molekul, seda lihtsamini on see omastatav, sest seda kergemini liigub see läbi limaskesta ja juba imendub siis vereringesse. Ja selleks, et sellest paremini aru saada, siis vaatamegi järgmist slaidi ka. Siin on ilusti ära toodud. See siis kaheahelaline heeliks on tegelikult siis see kollageeni kiu molekuli siis nagu see, ütleme, originaalformaat. Nüüd hüdrolüüsitud kollageen on siin keskmises tulbas näha, ehk siis ta ikkagi on nagu sihuke mitmeharuline, aga nüüd siis see tripeptiidne versioon on siin kõige vasakpoolne siis, ehk siis kollageeni peptiid on nagu omaette eraldatud ja sellest nüüd võetakse siis see kolme molekuline siis tripeptiid, ehk siis ta läheb veel väiksemaks. Mida pisem ta on, seda kergemini ta omastub ja sellepärast isegi kui te seda puljongit omale keedate, ta tegelikult ikkagi päris sama efekti teile ei anna, kui toidulisandina seda võttes. Nii et mida siis targemaks saab teadusmaailm, seda efektiivsemaks muutuvad ka toidulisandid ja seda suuremaks kasutegur ning seda paremaks just omastatavus. Nii et kui me midagi ostame, siis me tavaliselt ikkagi eeldame, et see töötab hästi. Ükskõik, kas tegu on näiteks masinaga, kas tegu on mingisuguse funktsionaalse esemega, eks ju, või näiteks siis selle toidulisandiga, et kui me ostame omale, ma ei tea, Opeli, eks ju, et siis me ei eelda, et see töötab sama efektiivselt kui Mercedes. Nii et ütleme siis sedasi, et
tripeptiidne kollageen ei ole isegi mitte Mercedes, aga võib-olla seal Ferrari, Maybach, kellele kuidas. Nii et vaatame siit edasi. Nii. Siin on siis näha siis see tripeptiidne ehk siis tri nagu 3 tulebki sellest, et siin on ühendatud omavahel siis 3 erinevat aminohapet ainult, glütsiin, proliin ja hüdroksüüproliin ja seetõttu siis on ta 3 peptiidist koosnev. Ja see on siis nagu justkui selles kollageeni toidulisandite evolutsioonis siis nagu järgmine samm ehk siis see nagu revolutsiooniline uus lahendus nii-öelda. Ehk et siis see mitmeharuline, see kollageeni molekul on tehtud veel väiksemaks nii-öelda. Ja peptiididel siis nagu muidu on 20–50 aminohapet, eks ju, millest see pikk ahel siis nagu koosneb, aga sealt on siis nüüd ainult need 3 tükki võetud, et oleks võimalikult väike ja võimalikult kergesti omastuv. Siin on väga ilusti ära toodud siis nagu molekuli siis suurused, eks ju, et kui tavaliselt see kollageen on 300–360 000 DA on siis see mõõtühik nii-öelda, millega mõõdetakse molekulide ja aatomite molekulaarmassi, ehk siis nagu näete, et see mass muidu kollageenil on päris suur. Kui me nüüd võtame želatiini, sest tegelikult ka tarretis on ju kollageen, siis želatiin on juba mõnevõrra väiksem, siis see peptiidne variant, näete, oli 1–5000 ühikut ja tripeptiid on siis veel imeväike, eks ju, ehk me räägime sadadest, mitte sadadest tuhandetest. Ehk nagu planeet Maa võrreldes päikesega enam-vähem tundub mulle siin. Võib-olla nipet-näpet see suurusvahekord, aga umbes edasi. Et nüüd mõistatakse, et nii nagu me ei saa suruda, eks ju, arbuusi ja apelsini sisse, et palju lihtsam on siis sealt limaskestast läbi suruda seda väikest tripeptiidi, siis ta läheb nagu lupsti, omastub ilusti, versus, eks ju, et kui me üritame nüüd seda, näiteks kollageeni ennast, eks ju, sinna läbi suruda, et ei lähe mitte. Aga see on ka see koht, kus siis meie keha tegelikult kaotab päris palju energiat ja see kaob just nimelt sellesse, et kui me näiteks sööme mingit toitu, eks ju, et toit tükkideks nagu imeväikesteks osakesteks samamoodi ära lõhustada, selleks, et ta üldse saaks siis imenduda läbi soolestikuseina. Ja vot selleks siis ütleme, kollageen, see on nagu siis steigitükk näiteks, eks ju, et kui me nüüd mälume, siis me saame ta võib-olla želatiini suuruseks, lisame sinna siis maavahla, mis omakorda seda muudab väiksemaks, selliseks peptiidseks näiteks. Ja kui nüüd organismis on ikkagi olemas ka ensüümid, mis aitavad toitu lagundada, siis selleks ajaks, kui bakterid peavad hakkama seda veel nagu väiksemaks tegema, on ta siis juba bakteritele õiges suuruses. Ehk et kui bakterid teevad oma töö, muutubki see toit, mida me oleme söönud, meie kehale omastatavaks ja saab läbi soolestikuseina siis jämesooles imenduda. Nii et nagu näete, vahe on väga suur ja see vahe ei ole mitte väheoluline. Nii et nüüd te saate ka ise järgmine kord juba võib-olla targemad olla ja täpsemalt küsimusi esitada, kui teile näiteks pakutakse mõnda alternatiivset toodet, et uurige, kui suur on see molekul seal ja kui hästi on ta omastatav ning mis koguses seda üldsegi on. Nii et suurus loeb ja mida väiksem on aine molekul, siis seda kergemini läheb ta siis kehas kohe ringlusesse ja saab selle kasutuse võtta. Nii et rohkem väikseid molekule ja suurem kasutegur. Mida suurem on siis see kollageeni molekul, seda kauem siis võtab aega ja seda pikem on siis see protsess, ehk et lisandub see pikk seedimise protsess ja teisalt siis omastumise protsess. Aga Promariin kollageen tripeptiid on siis totaalne uue põlvkonna ilutoode ja see on siis Coral Clubi tellimusel tehtud siis uuendus ja põhineb kollageeni tripeptiididel. Ehk nagu näete, surfame elulainetel ja saame paremaid tulemusi. Tuleb see siis taaskord sellises pappkarbis. Ühes karbis on 10 pudelit ja
Kokku on siis kuuris 3 karpi ehk 30 pudelit, üks igaks päevaks, 30-päevaseks kuuriks. Ja pakk on muidugi raske, aga samas klaas on väga efektiivne, et ta aitab hoida siis põhimõtteliselt seal sees oleva vedeliku kvaliteeti, et versus kui oleks kuskil plastiku sisse pandud. Paratamatult plastik mõjutab, plastik ei ole nagu lõpuni ikkagi puhas ja tervislik, nii et lepime sellega, et tellime ta klaasis, sest klaasi saab alati ka ümber töödelda ja uuesti sulatada ja järgmiseks pudeliks vormida. Nii et ta on loodust hoidev ja samas väga efektiivne. Aga Maxi kollageen on siis bromariin kollageen tripeptiididest peamine komponent ja see Maxi kollageen on siis tripeptiid, mille siis see molekulaarne kaal on 250–500 ja see on saadud siis, nagu ütlesin, taaskord kala kollageenist siis selle ensümaatilise hüdrolüüsi teel ehk ensüümide abiga siis tehakse hüdrolüüs. Ja kaasaegne siis selline tripeptiidne vorm võimaldabki teil seda tulemust siis kiiremini nautida ja näha seda efekti juba veelgi rutem ning märgata nagu üha paremat siis resultaati. Ja see Maxi kollageen siis on väga madala siis sellise molekulmassiga ja väga suure siis tripeptiidide sisaldusega. Ja seda saadakse siis mitmetest mere- ja mageveekaladest ja ennekõike just nende nahast. Ja tänu siis nendele 3 aminohappele, glütsiinile, proliinile ja hüdroksüproliinile, mis nad siis on õiges suhtes seal kokku pandud sedasi, siis nende kontsentratsioon ongi see, mis annab teile siis selle efekti, et ta on võimalikult siis oma sellises aminohappe profiilis inimese naha sellele kollageenile siis kõige sarnasem ja lähedasem. See teeb ta omakorda siis efektiivseks. Nii et kuna 95% kogu kollageenist, mis on meie nahas, on just esimese ja 3. tüübi kollageen, siis seetõttu on nendes siis bromariini toodetes nii selles varasemas roosas kui nüüd ka selles uues tripeptiidis keskendutud just nimelt sellele esimesele 3. tüübile, et teisi tüüpe ei ole siia lisatud, sest selle toote eesmärk ei ole toetada liigeseid või muid siis kollageeni siis kollageeni vajavaid siis funktsioone kehas, vaid ennekõike just on ta mõeldud siis selle välisele ehk siis nahale, juustele ja küüntele ehk siis ilutoode puhtalt. Kui teil on vaja kollageeni just ütleme liigeste toetuseks, siis no kõigepealt soovitaksin muidugi piilurooni, et seal on ka ikkagi kollageen sees, nii et saate toetada siis muid funktsioone kehas, aga bromariini kollageen on just ennekõike mõeldud nahale. Aga mis need 3 aminohapet siis on ja mis on nende eripära, et glütsiin parandab ennekõike une kvaliteeti, et uni teadupärast väga-väga oluline, nagu inglise keeles on rohkem kasutusel, on see beauty sleep ehk iluuni, et kui meie keha on puhanud, siis ka meie nahk on säravam ja paremas seisundis. Nii et uneaeg teatavasti meie organism ju regenereerib ehk taastab ennast ja samuti sellel ajal, kui me magame, on meie siis muud nagu ressursid väiksema kuluvusega ehk siis meie keha on puhkeasendis ja organism saab säästa energiat, ei pea lihaseid liigutama nii väga. Mõttetegevus on teistsugune, eks ju, et näeme küll võib-olla und, aga me aktiivselt meie aju ei vaja nii palju energiat siis, et kehal ikkagi on seda unepausi tarvis. Ja mitte asjata siis ei ole see iluune mõiste käibele tulnud. Nüüd proliin säilitab raku energia tasakaalu ehk siis aitab siis hoida seal rakus sees neid patareisid täidetuna. Ja hüdroksüproliin aitab kaasa siis nende kudede siis regenereerimisele ehk et uute rakkude sünnile ja selle koe nagu taastamisele. Ja nagu näha, siis Maxi kollageeniga me oleme nagu saavutanud uue siis sellise taseme
efektiivsuses, et imendub 60% paremini kui kollageenpeptiid. Ja mõju on siis märgatud, et avaldub juba pärast 7-päevast kasutamist, mis on ju väga suurepärane, et nädal aega tarbite ja juba näete, kuidas efekt on paista. Nii et kui te selle toote endale hangite, kindlasti tehke lähivaates hea valgusega foto oma näost. Hea on teha ka külje pealt, sest siis jäävad need võib-olla silmanurga kortsud paremini märgata. Võite teha eraldi ka näiteks otsaesisest. Et kuna me vaatame iga päev ennast peeglisse, siis täpselt nii nagu kuidas lapsed meie kõrval kasvavad, me tegelikult ei näe neid muutuseid igapäevaselt, ainult siis, kui me kellegi teise lastega näiteks saame korda aastas kokku vaatama, oi kui suureks nad on kasvanud, eks ju. Et kui elada nendega igapäevaselt koos, ei märka peaaegu midagi, eks ju, sest et nagu väikesed muutused toimuvad nii aeglaselt, et me ei taju neid muutusid. Aga kui te olete fikseerinud ikkagi fotoga selle algseisu ja siis näiteks 7 päeva pärast ja siis võib-olla 6 aja pärast peale alustamist ning ka 6 aega veel peale kuuri lõpetamist, siis on teil head nagu võrdluspildid olemas iseendast ja te näete, kas see efekt teile ikkagi oli meeltmööda, kas oli piisavalt hea või tundub, et oleks vaja varsti uut kuuri teha, et sõltub, mis vanuses olete, sõltub, kus te elate, sõltub, mis on teie menüü ja elustiil, nii et nagu mainisin, kõik need nüansid samamoodi, eks ju, mõjutavad. Aga tõesti, kindlasti soovitan fikseerida ära selle algseisu ja siis ka tulemused iga natukese aja tagant. Siis näete lihtsalt ise seda paremini. Nii et igapäevane see Maxi kollageeni tarbimine siis on näidanud, et ikkagi need silmaümbruse kortsude hulk väheneb ja ka nende sügavus. Ja ta visuaalselt üleüldse pingutab nahka ja muudab selle siis palju elastsemaks, kuna kollageeni tihendus nahas suureneb ja ta tõmbab ta siis nagu rohkem trimmi. Nii et kortsud lähevad nagu selliseks vähem auguliseks, ehk siis nagu nahk silendub. Kui te nüüd lisate sinna kindlasti juurde ka selle, et te joote piisavas hulgas vett, siis see vesi saab minna sinna naharakku sisse ja nahk on ilusti prink. Et kui vett on puudu, sest teie peamine jook on näiteks Coca-Cola või kohvi, mis on omakorda diureetikum ja viib viimasegi vee välja, vot siis on nagu natuke raske ka seda nahka hoida niisutatuna, sellepärast et no kus see vesi peab siis tulema, eks ju. Ja need tulemused, ütleme need väited, mis siin slaidil on näha, tulevad siis selle tootja DCI just enda siseuuringute tulemuste põhjal, et mida nad siis seda toodet välja töötades siis katsetasid ja vaatasid, et kuhu, kuidas ja kui palju see siis mõjub ikkagi. Nüüd Maxi kollageeni on siis täiendatud teatud toimeainetega, et veelgi parandada seda, kuidas see omastub ja et seda siis kollageeni sünteesi meie enda kehas ka veel omakorda stimuleerida. Nii et ta on mõnevõrra hapukama maitsega kui see varasem roosas karbis olev kollageen, millega me harjunud olime. Igal juhul on siin sees C-vitamiin nagu ikka, sest C-vitamiin ja kollageen alati töötavad koos väga hästi. Hüaluroonhappe, sest et see niisutab nahka ja vähendab samamoodi kortse. Siis on lisatud siia hibiskuse õisi, mis siis suurendab ka naha elastsust. B-grupi vitamiine B2, B6, B7, mis siis parandavad naha siis taastootmist ja valge sõstar ning spinat, mis on omakorda jällegi rikkad C-vitamiini poolest. Nii et kõik sellised siis väikesed elemendid, mis ühelt poolt annavad seda hapukat maitset juurde tugevalt ja teiselt poolt ikkagi muudavad selle kollageeni toote veelgi efektiivsemaks. Aga vaata, mis see hüaluroonhape on. No kui olete telekast vähegi mingeid reklaame kuulnud, näinud, eks ju, siis kui daamidele tehakse pinguldavate nahakreemide reklaame, siis seal üldiselt ikkagi seda hüaluroonhappe sõna rõhutatakse. Ja ta on leitud ikkagi olevat väga efektiivne just samamoodi siis selle naha nagu ilu säilitamisel. Et kui ta siia naha sisse tungib, siis see tekitab nagu nahapinnale sellise niiskust hoidva nagu siis kaitsekihi ja see mitte ainult ei siis pidurda seda, kuidas meie nahk niiskust kaotab, no näiteks lähete päevitama praegu suvel, kui on kuumad ilmad,
vaid ta aitab siis ka nagu seda naha välimust ja olemust parandada, et ta ikkagi korrigeerib, muudab teda samamoodi siledamaks, elastsemaks ja et ta oleks siis seestpoolt just selle veega nagu rohkem täidetud ja paremini nagu prink. Nii et ennekõike siis takistab ka nende peenikeste kortsude tekkimist ja hoiab seda naha üldist seisundit ikkagi ilusana. Aga ikkagi jooge vett, tehke iluunesid, et piisav puhkus ja vee joomine väga-väga olulised siinjuures. Nüüd see valgesõstre ekstrakt on siis konkreetselt siin White Versailles sort. See on maitsev, aga ka uskumatult kasulik toiduaine meie naha jaoks. C-vitamiini poolest on ta siis ka samamoodi ülimalt rikas, no nii nagu ka must ja punane sõster ja aitab siis tänu sellele säilitada seda siis naha välimust ja C-vitamiini on väga hea antioksüdant, mis ka aitab võidelda vabade radikaalidega. Nii et see vaba radikaal siis võtaks ära pigem selle antioksüdantse laengu enda maandamiseks, mitte ei korjaks neid laenguid ära siis meie rakkudelt ehk et rakk ei sureks, vaid ja mida rohkem on teil kehas antioksüdante, seda paremini te suudate siis ennast kaitsta, et teil jagub energiat ja te olete vitaalsed ning elujõus ja kindlasti ka välimuselt nooremad. Nii et on täheldatud, et see valge sõstre ekstrakt siis suudab parandada naha elastsust, vähendada kortse ja muide ka neid pigmendilaike, ehk siis ta aitab ühtlustada seda nahatooni ja pigem nagu isegi natukene seda nahka siis nagu valgendada. Hibiskuse õied, eks ju, et olete võib-olla hibiskuse õie teed joonud, et kindlasti kui käite Türgis näiteks, siis seal on see väga populaarne ja jällegi siis on leitud, et need õied omakorda aitavad ka kaasa naha niisutamisele, kollageeni tiheduse suurendamisele ja ka kortsude vähendamisele. Ja nende tulemusteni samamoodi on siis jõutud Promariin kollageenpeptiididega juba. Nii et toetab selle toote siis efektiivsust ja aitab naha siis olemusele kaasa, et hoiab siis seda nii hästi, kui saab siis veel lisaks. Ja kokkuvõttes siis tripeptiidid, mis nad siis suudavad teha teie jaoks, tõsta siis seda naha elastsust ja hoida teda kauem niisutatuna, ühtlustada siis nahatooni, et ei tekiks pigmendilaike ega siis muid laike, et nahk oleks särav, nooruslik, vähendada kindlasti kortsude sügavust, mida rohkem siis seda kollageeni on, seda siledam on siis see nahk, parandada ühtlasi mööda minnes ka juuste ja küünte nagu tugevust ja kasvu, mis ka minu enda kliendid on, kes seda roosakarbi kollageeni on tarbinud, just on öelnud, et juukse kasv läheb väga heaks, juuksed läheb tihedamaks, tugevamaks ja kasvavad kiiremini ning küüned ei murdu enam, et on väga tugevad. Nii on omavahel seotud ja efekt siis ei ole ainult nahale, vaid ka küüntele ja juustele. Ja kuna tegemist on siis nahas leiduva kollageeni nende tüüpide esimese kolmandaga, siis ta vähendab ka seda tselluliidi, seda krobelist nahka. Kuigi ikkagi soovitan sinna juurde vähem suhkruid, vähem süsivesikuid ja saate ka oma tselluliiti vähemaks. Mida see siis sisaldab toimeainete poolest? Ühesse pudelisse on suudetud ära mahutada siis 15 000 milligrammi siis seda hüdrolüüsitud vedelat kalakollageeni. Eelmises variandis oli siis 10 000 ühikut. Siis hibiskus sabtarifat ehk siis seda hibiskusi õie ekstrakti 1500 milligrammi, valgesõstre ekstrakti 700, lisaks hüaluroonhapet, siis C-vitamiini askorbiinhappe formaadis 100 milligrammi ja B-vitamiine siis natukene siin nipet-näpet ja pisut, eks siis on ka seda biotiini ehk B7 vitamiini. Ja voilà, selline ta siis on, seekord tehtud siniseks see karp disainilt, sest et
oli kuulda klubi suunas siis nurinat, et meestel on natukene imelik seda neoonroosat karpi siis osta ja neid tooteid tarbida. Nii et on ta siis sihuke unisex ehk uus disain, sobilik nii meestele kui naistele. Et ei pea keegi ennast siis kuidagi halvasti tundma, et tegemist on ainult naiste tootega. Mul on päris mitmeid meeskliente, kes samamoodi seda tarbivad. Muide, kollageen aitab vähendada ka halle juukseid ehk siis taastab juuste pigmendi, nii et kes tahavad nooruslikumad välja näha, siis igatepidi see mõjub. Ja mitte ainult naised ei taha olla ilusad, hästi säilinud, värsked, säravad ja nooruslikud, vaid mehed samamoodi. Nii et siis ei oleks meestel probleemi sellega, et peavad naiste roosasid pudeleid trimpama, vaid on tehtud siis selline sinine variant siis sellele uuele kollageenile. Et kõik tunneksid ennast hästi ja saaksid nautida toodet ega peaks mõtlema välimusele, mis värvi see karbikene siis nüüd on. Nii et igatepidi on tegemist orgaanilise, loodusliku ja loomuliku tootega. Promeriini siis kollageeni puhul. Ta on väga mõnusa maitse ja meeldiva tekstuuriga. Ehk siis kui kollageeni toodetel pigem on tavaliselt selline ebameeldiv maitse, ikkagi sihuke, noh, et peab teda ikkagi millegiga segama selleks, et oleks ta nagu tarbitav, siis Promariini toote puhul on ikkagi see väga-väga mõnus jook. Nii et igal juhul on teda meeldiv siis sisse võtta ja siin kindlasti puuduvad igasugused kunstlikud värvained, ei ole lisatud gluteeni ega glükoosi, sest teravilju siin ei ole ja ei ole ka midagi sellist, mis siis neid suhkruid annaks. Samuti puuduvad siin säilitusained, selleks ongi nad selles klaaspudelis sedasi õhukindlalt ära pandud, et ta ei puutuks siis nende vabade radikaalidega kokku, et ta ei kaotaks oma omadusi ja et ta säiliks seal hästi lihtsalt, et samamoodi selleks on ta ühekordsetes nendes annustes eraldi väikestes pudelites, et te võtate selle ühe pudeli korraga sisse ja miski seal ei jää kuskile poolikuks ega siis riknema nii-öelda, et ei hakkaks protsessid seal tööle bakterite sisse sattudes. Samamoodi, kuna siin ei ole lisatud ühtegi piimatoodet, siis ei ole siin ka laktoosi sees. Ei ole pandud mingeid kunstlikke maitseaineid ega maitse tugevdajaid ja puuduvad ka sojatooted. Nii et igatepidi super-puper, öko-möko ja orgaaniline toode siis tehtud nii heaks kui vähegi võimalik meie rõõmuks. Nüüd püütud on siis siia tootesse kokku panna siis ületamatu kvaliteet ja et oleks mõnus värske selline maitse, ehk siis seda marjalisust on seal kindlasti tunda ja ennekõike seda C-vitamiini, et ta on ikkagi niivõrd sihuke hapukas. Ja sisaldab siis ainult looduslikke magus- ja lõhnaained ehk et stevia ja trehaloos on siis need, mis annavad seda magusust veidikene juurde ja õunamahla kontsentraat siis võib-olla koos sinikamahla kontsentraadiga seda värvust sinna ja maitsed tulevad siis fujiuntest ja jõhvikatest ning vaarikatest. Ehk et no tunnete maitsest ise ära, et on tõesti sihuke väga värskendav ja marjaline. Ja klaaspakend siis just ennekõike selleks, et ei peaks panema säilitusaineid. Klaas ei eralda ise mingisuguseid kahjulikke aineid sinna tootesse sisse. Et on väga hea selline materjal, kuhu siis sisse pakendada asju, kui me tahame, et selle kvaliteet ja omadused säiliksid. Tume klaas siis ennekõike selleks, et kaitstagi valgusest, nii et hoidke oma pudelikesi kas siis käekotis või selles originaalkarbis või kuskil kapis pimedas, et ta valgust ei saaks ja kuna klaas on siis taastöödeldav, siis ka sellepärast on võetud selline siis pakendi formaat. Ja jällegi, eks ju, toodetud ta siis TCI company poolt, kelle siis tehas või ütleme siis, ta ei ole isegi nagu tehas, see on rohkem nagu niisugune teaduskeskus, ütleme niimoodi, eks ju, et mis siis asub Taiwanis. Sealt tulevad meile ka näiteks Lipostik ja Metastik tooted, kus tootmine toimub siis tolmuvabas täiesti automatiseeritud seal tsehhis näiteks.
Sealsamas on, eks ju, et nagu näete, siin öeldakse, et nad on hetkel 70% siis energiast on taastuv päikeseenergia, siin kõrval on näha kasvuhooned, peenrad, ehk siis ta on selline tõesti oma ala nagu tippspetsialistid on seal kõik koos. Seal on laborid, kus siis nii-öelda ise kasvatatud nendest taimedest või kuskilt siis sealt võimalikult lähedusest sisse ostetud toorainest püütakse siis leida need kõige paremad omadused, mis siis kokku klapivad. Sealsamas tehakse neid uurimusi, katseid, miksitakse siis neid aineid kokku, et selline ja no pigem nagu teaduskeskus, kus kõrval toimub ka siis nii-öelda siis see tootmise osa, aga ülimalt nagu kõrgtehnoloogiline, tõesti maailma tipptase, et mul on väga-väga hea meel, et Coral Club on sellise suurepärase nagu siis koostööpartneri saanud ja ma usun, et ka TCI on väga rõõmus Coral Clubi kui sellise turustuskanali siis partneriks olemise üle. Nii et väga mõnus koostöö tundub, et neil kahel ettevõttel omavahel on ja sealt tulevad meile ainult nagu tõesti hüper-puper, mis supertooted, no. Aga siis Promariin kollagen tripeptiidid on siis nii-öelda esindab meile uue põlvkonna ilu ehk siis nagu ütlesin, ei ole maailmas veel sellist toodet alternatiivina saada, et on oma valdkonna siis revolutsiooniline teerajaja. Kiirem ja märgatavam ehk siis see efektiivsus on viidud veelgi kõrgemale tasemele. Kompleksne toime ehk siis saate siis nii kollageeni, hüaluroonhappe kui ka looduslikud ekstraktid kõik koos, et hoida siis nahka niisutatuna, siledana, elastsena, nooruslikuna ja säravana. Ning sihuke hapukas puuvilja marja maitse, kuhu ei ole siis midagi üleliigset lisatud. Peamised muudatused, mis on siis tehtud eelneva sellise roosakas lilla siis tavalise peptiidse kollageeniga, ongi, et on siis need tripeptiidid ehk siis omastub kiiremini. Uue koostisainena on siis hüaluroonhape, mida eelnevalt ei olnud lisatud, hibiskus ja ka valgesõstra ekstrakt ja maitse on siis oluliselt vähem magus ja märgatavalt hapukam. Kui olete Coral Clubi registreeritud klient, saate selle nagu kuuri ostes siis ehk 3 karbi eest 118 punkti, boonuspunkti. Klubi hind teile on sellisel juhul 190 ühikut ehk 190 eurot ja kui te ei ole soovinud Coral Clubi kliendiks registreeruda, siis tuleb teil välja käia 137,50 selle kuuajase kuuri eest. Edasi on siin, kui te nüüd olete registreerunud klient, saate logida sisse oma kontole ja leiate sealt lisamaterjalide alt siis sellesama esitluse ning siin on ära toodud kõik need siis allikaks olevad siis uurimused, kirjandus, kõik muu, et millele siis need väited põhinevad. Nagu näete, 12 erinevat allikat on siin. Et saate neid ise lähemalt siis tudeerida, netist otsida, kui see teile huvi pakub, aga mina siin neil hetkel rohkem ei peatuks. Ma tänan teid selle aja eest, et jaksasite kuulata ja loodan, et sellest tootest saab teie uus lemmik. Säravaid tulemusi teile. Kohtumiseni.